Tuvitat äkki. Võib juba lingi saata, pohhu ju. Nii, kui tuleb päev on tehtud esimene film meie Cinematic Universe'is timeline'is. Nii, ja järgmine samm on siis Raisatud meelid. Istume jälle maha, et millest me sõna kirjutame ja siis kuidagi... Ma mäletan, me olime sinu juures ja kuidagi läks mingi idee tuli mingist kalamehest ja mingi siis... surnud kalamees. Ja kalamees, et nagu vee all on surnud kalamees. Ja siis sealt kuidagi tuli mingi kalastusreisi idee sujuvalt. Siis mõtlesime, et oleks lahe, kui sõidaksid laadaga ringi vaata. Ja mul oli vanaisal, siiamaani on vanaisal laada. See tundus algul, kui te rääkisite, siis see tundus nii imelik, et ma ei saa aru, miks ta nii sõidab või nagu mis märk see on. Aga pärast nagu, kui nagu filmisime märke, siis see tundus kuidagi nii tiip, nagu oligi nagu päris stsenaarium. Et miks ta vanaise autoga sõidab, jah? Ei, nagu üleüldse, et nagu miks see oli nii, et ta tahtis nagu käia nüüd läbi. Nagu filmi tehes ma hakkasin nagu aru saama ja mõtlesin, et see on päris true asi ja nagu päris hea mõte. Meie meeskond koosneb minust, Gunnar Lepp, 18, kalastusinstruktor, reisi läbiviija ja autojuht. Raisatud meeldis on clearly nagu näha seda, et me hakkasime nagu Wes Andersoni vaatama. Aga siis lühidalt siis ka, millest see rääkis? See oli 3 kutti. Ja nad läksid kalastusreisile, sellepärast, et üks neist pidi minema suve lõpus linna ülikooli ja see oli nende nii-öelda viimane siis koosolemine, suur koosolemine. Kui tuleb päevavõtetel juhtus igast shenanigans ja siis nagu Raisatud miilide võtetel oli see 2-kordne. Väga lõbus oli Raisatud. Et millest me nüüd alustame? Me alustame algusest, esimesest päevast ikka. Kas esimene võttepäev oligi seal, läksime kohe sinna tiigi äärde või? Järve äärde. Kus nad peavad laagrit. Et seal oligi esimene võttepäev oligi seal. No me jõudsime sinna kohale, sättisime kõik asjad üles, jõudsime igast kaadred juba teha. Ja siis tuleb see koht, kus Artur tuleb autoga kohale. Ja algselt oli meil tehtud kaader, kus Artur tuleb nagu sõidab ise autoga ja aknast välja enda saiakottide karjub. Ma sain nii lahe. Ja tõin saia. Aga tal ei olnud lube, et ei osanud sõita autoga. Noh, Karl üritab sõita. Karl, saad hakkama või? Ei saa. No täpselt. Avantutai. Selles ongi probleem. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kuna ma olen väike, siis ma nagu mahun sinna tema kõrval ära, istuski nagu istme peal ja mina olin seal kõrval näed jall. Ja hästi maas. Ja tema lihtsalt keeras rooli. Ja me tegime seda mitu korda, tegime läbi, et see oleks nagu hea. Mitu korda proovisime. Ja meil põhimõtteliselt olid nagu, see kaader oli olemas meil. Veel uuesti tegema. Aga ma olin lihtsalt nagu, et okei, et no teeme ühe korra veel nagu for safety. Ja siis tegimegi nii-öelda viimast korda enne seda kaadrit. Ja siis sõidame, kaamera on nagu kapoti peal niimoodi. Ja siis järsku käib lihtsalt plaksti. Ratas koopas külili. Oi vittu. Mis sellega teha üldse nagu nüüd praegu? Mitte midagi. See jääb siia. Mida vittu? Ma mäletan seda, ma olin seal autos, ma ei saanud aru, mis juhtus. Kõik olid järsku nagu, oi! Ma olin nagu, mis juhtus? Siis esiteks pidi Karl välja tulema ja siis tulin mina välja ja siis ma vaatan seda, lihtsalt ratas on täiesti koopas kinni. Urmet oli väga pist ikka, et mis nüüd saab? No kõik olid pist, sest see auto oli nii, no auto oli põhimõtteliselt üks tegelane. Kohe hakkame mõtlema, kuidas me teeme, nagu esimene võttepäev ka meil pole mitte muffigi põhimõtteliselt filmitud selle autoga veel. Ja lihtsalt ongi nagu, et võtted on persest, noh. Me ei saa edasi teha, kui autot ei ole. No jah, siis hakkasime kohe mõtlema, et no okei, et siis kasutame mingit Rauli autot, noh. Mis tal oli mingi Nissan. Siis oli nagu, et ei, noh. See ei tööta. Me ei saa kasutada mingit suvalist autot, nagu see peab olema see Laada just. Kendilt küsisin, et mis sa oled, kas me saame korda vaata selle eest, nagu see on Kuitupiiluna. Ja siis hakkas vihma ka sadama. Ja siis me vist jätsime ta sinna. Perset, et
jah, see oli keset teed, kas oli nagu RMK telkis plats. Seal oli siuke kurv ja siis seal oli nagu hästi sügav auk. Ja siis see jäi sinna kurvi peale ja siis me okei, no mis me saab, lähme. Meil on mitte midagi teha. Mis see siin olla siis? Aga mina ja Ülo jäime sinna autot, me läksime kõik ära, siis me mõtlesime, et mis me teeme. Ja siis Ülo rääkis, et tal on üks klassivend, seal automehaanik noor, meie vanune tüüp. Ja siis mõtlesime, et hea küll, et what's the worst that can happen, no. Võtsime kontakti temaga, siis läksime tagasi sinna Üloga, sinna auto juurde, siis ta tuleb sinna, vaatab ilgelt pikalt. Siis mõtleb, okei, ta proovib mingit lahendust. Vend on seal poriloigus, tõmbab mingi köiega kuidagi selle ratta uuesti alla. Siis ta nagu okei, no proovime. Ja siis jõuame tagurtada täpselt sealt kurvist välja ja nii kui rooli hakkad keerama uuesti, kraks. Jälle persas. Ja mina olin samal ajal siis Ülo juures, meie ööbimiskohas ja mul on põhimõtteliselt praegu nagu ülesanne siis, et kirjutada nagu uus versioon stsenaariumist ilma autota. Ja ma olen täiesti masenduses põhimõtteliselt. See on road tripi film. See on road movie ja meil ei ole kuradi seda autot lihtsalt. Ja mina pean nüüd kuradi vihma ka sajab, kõik on jumala perses ja mina pean siis mõtlema, kuidas me saame selle filmi ikkagi ära tehtud. Aga mõtlemisest väga välja ei tulnud, me olime seal Ülo juures, sa olid ka seal ja me hakkasime lihtsalt nagu hakkasime lihtsalt rap-battleid tegema nagu hoias lihtsalt. Sul on jalas liigsed püksid, kui sa eelmine aasta käisid kuradi koolis, siis kui sa siin oli püksi. No nii. Tea, sinu lemmikpuu on põõsa. Mina olen samal ajal seal auto kõrval vihma sajab. Mingi vend on poriloigus. Kuradi mingi tšägaga sulatab seal roostet lahti selle kuradi šarniiri. Tead räpp-pätteli. Su lemmikpuu on põõsad. MCS promisaan. Aga long story short, see vend vahetas seal jupi ära. Tulime õhtul, jõudsime selle autoga sinna, no esimene päev oli suht persas ikkagi, no nii palju kui filmisime, aga tuleme sinna ja siis kõik tulevad välja, ma lasen sealt tuut autoga, kõik tulevad välja. Teeme kuradi. Ja mis te arvate, palju see maksma läks? 30 eurot läks maksma, vend oli 5 tundi poriloigus. 30 eurot. Täiesti hull. See oli lihtsalt siuke vedamine, nagu tõsi. See oli räige vedamine. Kuradi ingel vend, no. Tuli päästis ära terved võtted. Siis järgmine päev lähme tagasi sinna kuradi järve äärde, kus meil poolel jäid võtted. No. Hakkame uuesti filmima seal ja siis me teeme neid kaadreid, kus ma olen paadis koos poistega ja lihtsalt filmime nagu seda montaaži jaoks lihtsalt nagu B-rolli. Ja siis mul on siuke fancy riik ka, on siuke esimest korda siuke laenatud tehnika ja värk, follow focus oli värki. Siuke riik, kus on kuradi monitor, mingi suur see viilok aku. Ja siis olen lihtsalt seal paadi ääre peal, jumala kuradi rahulelugana. Filmin neid on niimoodi, toetan sinna paadi ääre peale. Järsku kuulen mingi klõks käib. Siis ma nagu okei. Vaatan siia ja vaatan, oi pasa. See aku on selle riigikülest lahti tulnud ja see on täpselt selle paadi ääre peal. Siis ma nüüd, okei, ma pean nüüd... Kas see oli vist jälle esimene asi, mis me filmisime? Täiesti esimesed kaadrid ja teisel päeval. Klõks käib ära, vaatan, oi pasa. Ma nägin, meel oli seal niimoodi, täiesti paadi otsas niimoodi ja ma näen, kus ta midagi pusib seal. Siis ma nagu oma peas nagu okei. Ma pean ülikalkuleeritud liigutuse tegema nüüd, et ma võtan oma käega selle niimoodi, et mu õlg absol ei liigu, sest et kohe, kui ma oma õlga liigutan, siis see 200-eurine aku kukub üle paadi lihtsalt vette. Hakkan võtma seda ja kohe, kui ma oma kätt liigutan, see aku lihtsalt kukub üle ääre ja käib sulps. Ja siis ma lihtsalt nagu oi... Fasa, siin laenatud 200-eurine aku, nagu mida me teeme. Siis Ülo tuleb geniaalse idee peale. Ülo on nagu, no, we got this, on ju. Ma võtan, Ülo võttis oma kuradi telo,
pani selle kondoomi sisse ja siis ütles, et ma nüüd lähen sukelduma ja toon ära selle prillid ka. Ta oli teloflashi, pani sellest läbi. Siis ta üritas seal sukelduda hästi nagu see on lännus õhku. Oi jah. Ma isegi ei mäletagi neid nagu filmimisi või nagu võtteid, ma mäletan ainult seda, mis perres. Nii palju juhtus. Ja tegelikult, ja seal lõpus oli ka jällegi filmime viimast kaadrit sealt ülinapilt oleme jõudnud, nagu natuke veel valgust on, oleme seal kus kohe, mis linn see nüüd oligi? Jõgeval. Jah, Jõgeval seal haigla ees. Ja oma läheb poistega lõitsame metsast. Lennuki mürsu. Ja noh, eks poisid nagu me olime. Pidime ikka ju haamuriga minema katkama seda. Käis mürakas ja Peedul oli pool pead purjambad puotsas. Ja see on viimane kaader vaja filmida veel, kus on ka jälle kaameran on ju iminappadega on auto küljes ja on vaja nagu teha kaadrit Gunnarist, kus ta siis sõidab minema ja naeratab. Üks kaader on vaja teha ja laadalist jälle lakkab töötamast. Ei lähe käima. Väga tähtsal momendil lihtsalt ei lähe käima. Ja siis tegelikult seal viimases kaadris ongi, see auto ei sõida tegelikult, 4 venda lükkavad seda autot nagu tegelikult. Ja seal oli täpselt nii hilja, et need laternapostid läksid just põlema viimases kaadris on näha, et tegelikult seal taga on nagu näha seda laternaposti valgust. Ja aga üldse see terve see film oli tegelikult ilgelt suur gamble, sest et seda autot üldse saada oli see, et mul ei olnud lubasid. Ja ma tegin selle teooriaks ja ma tegin ära ja siis sõidueksam oli täpselt päev enne võtteid. Ja nii, et oli põhimõtteliselt, kas Urmet teeb load ära ja me teeme filmi või ta kukub läbi ja võtted on perses. Ja läksin Jõgevale ka seda tegema, sest vanavanemad on nagu seal ja auto oli ka seal. Ja siis ma tegin päev enne seda, nagu sõitsin selle mingi raja seal läbi umbes. Ja õnneks sain läbi ja siis minu kõige esimene autosõit on, kus ma sõidan laadaga, soe suveilm, aken on lahti, lihtsalt sõidan läbi Lõuna-Eesti sinna Kolka Jõgevalt, see oli mõnus. Aga jah, poleks lubasid saanud, ma mäletan, ma mõtlesin, et kui ma ei saa lubasid, siis ma lihtsalt võtan selle auto ja sõidan ilma lubadeta sinna. Meil on kõik planeeritud, kõik asjad olemas, kõik teised juba ootavad Kolgas, mina lihtsalt teen siin eksami ära ja tuleb, kuidas tuleb. Aga vedas jah. Ja ma tegin ka Jõgeval load. Tehke kõik Jõgeval load. Tehke Jõgeval load, see on mul ühtegi algusfoori. Aga seal on palju ülekäiguradasid, tuleb seda olge ettevaatlikud. Statistika näitab, et 80% inimestest vihkavad oma tööd. Minu nimi on Kiik. Tervist oma autosoode, odakiire ja mugav. Teie räägib Toomas. See on minu boss Toomas, suur viikingite fänn. Mul oleks vaja ülikooli portfoolio jaoks minidokk teha. Miks sa aidata? See on minu sõber Eerik. Teda on juba lapsest saadik huvitanud filmindus. Ka mina olen mõnest tema praktis kaasa löönud. Ma tõin raha järgi. Mis kuradi raha? Ma arvatan raha. Mina ei ole sellega enam seotud. Laske inimesel rahus elada. Toomas, kas... Mis nüüd siis saab? Putsis. Need jorsid on meil ja Urmet. Nemad tahavad saada ka filmitegijateks. Aga filmikooli nad sisse ei saanud. Kuid nad ei lasnud sellest end heidutada. Mitmed auhindadega päratud lühifilmid selle taga otsustasid nad ette võtta midagi palju suuremat. Tead mis? Teeme täispikka filmi. Millest üldse räägib? See film räägib enese leidmisest, sõprusest, perekondlikest suhetest ja mis kõige tähtsam, küsimusest, mida ma oma eluga peale hakkan. Teeme hooandis, siis tavai. Ja siin me nüüd oleme. Stsenaarium kirjutatud. Näitlejad olemas. Meeskond valmis. Ja vaim ka. Vajame vaid sinu abi. Aitäh kuulamas. Ja kena päeva jätku.